aga siit me sõidame. Avavile järel saab esimese puute endale siin Paide ja tuleb pall kasti ka ja seal nüüd ohtlikult tegelikult ja lõppude lõpuks pannakse, aga Vartel on see enesekindlus kergelt kõikuma löönud. Et kui ennem võttis väga usinalt ette, siis tegelikult nüüd oli ka täitsa üks olukord olemas, otsustas söödu kasuks. Vaatame ära, Paide tuleb hästi, aga sealt pannakse plokk ette ja Pareiko värav jääb puutumata. Seal nüüd Lillander võetakse maha, kohtuniku Vile vaikib ja Trans jätkab. Ja nüüd on nende poolt vaadatuna päris hea ülekaal, Keero pääses sealt löögile ka, aga lõpp tule siia, vaatame, mis lahendus on, tuleb lõppude lõpuks ikkagi pall kasti, seal on nüüd Pareiko korralikult käed vahel ja hetkel hoiab Transi värava puutumatuna. Ja Varte jätab Sahnale. Ja sealt nüüd korralik konks ja on võimalik viia ka ja viiakse, aga Transiga. Vasakut äärt pidi, pall kasti ka ja seal tõstab sealt ühe käeks. Kohe saame näha, milline see lahendus on, tuleb päris korralik pall ja seal nüüd jällegi pall lahti, aga pigem tundub, et kukub isegi, korraks tundus, et kukub Transi kasuks, aga seal Paide mehed töötasid sedavõrd hästi, et see pall ikkagi vähemalt teda korraks jäi neile. Vaatame selle olukorra ära, pall kasti suunas ja sealt on nüüd olemas ja ei ole ka. No vaatame ära. Siit tuleb ja tuleb korralikult värava peale ka, aga Santos esimesena heal tegutsenud senimaani ja ega seal ülemäära millegi üle hetkel veel kurta ei ole, vaatame ära. Pareiko püüab selle ka kaugele kasti viia, aga pigem tundub, et ikkagi selline poolpikk, on ka pikemaid nähtud. Vaatame ära ja siis tullakse hästi ja siit pannakse ära ka. Pareiko oli külje alla ja sealt see mees taskust seda palli enam välja ei too. Ja nüüd käis asi kiiresti, pall jäi sinna olukorras pisut lahtiseks ja Paide läheb seda kohtumist siit 1-0 juhtima. Saame siit ka kordus ära näha, kui mees mõtleks samamoodi ja neil oleks ka väga selge selline kohale jõudmine, siis vaatame selle ära ja Harju saab siit ka oma. Tahaks öelda, et vaata tänase mängu esimese tõrje vist kirja. Keero lõppude lõpuks palli ei suuda võita ja nüüd tuleb siin juba tagasi joosta. Santos saab siin korraks Paide mängu mehi taga ajada, nüüd on võimalik tulla ka, jäetakse keskele ja siit on võimalik esimest duubeldada, aga see pall pannakse üle. Maksimkin küsib, aga sealt kohale ei jõua. Ja nüüd on pahandus majas ja kas siit tuleb, Trans saab ühe kätte ja me oleme viigis. Aga Harjul ikka pahandus on seal majas ja pahandab seal oma mängumeestega ka. Indrek Ojamaa on see mängumees, kes seal pikki päid ja jalgu saab Harjult, aga korralik kobarkäik seal kokku keerati. Ma arvan, et seal ei ole ainult üks mängija, kes ilmselt saab peale kohtumist peeglisse vaadata. Saame seda kordusest ka näha, päris korralik segadus seal tekkis, eks saame näha siin. Esimese 8 minutiga ikkagi saadakse lõppude lõpuks see Paide puurilukk lahti muugitud ja vaatame, nüüd võib uus ka tulla, pall käib latis ära ja vaata, et siin saadetakse ka 4. mängumees, aga seda ei juhtunud, vaatame ära, sealt tuleb tagumisse posti tõste ja jällegi väga kavalalt välja mängitud Pareiko. Kohtuniku Vile vaikib, ju oli kõik reeglite pärane, aga ei olnud üldse kaugel, et Trans oleks võinud väga hea olukorra endale välja joonistada. Ja nüüd ei olnud üldse kaugel, et ma oleks ka teise sellise jalgpallihalliga ja tundub, et seal asjad ikkagi üsna pahasti, et kui siin üsna pikalt oli probleem selle üle, et vaatame selle olukorra ära, siit võimalik tulla, Jarjule sätitakse ette posti, aga Jarju sätib ise ka ennast ette posti väga hästi ette ja Trans ka, jällegi 2 vahetust on valmis pannud ja niimoodi vaata, et saavad kõik mängumehed ühel hetkel ikkagi mängida, vaatame selle ära, siin on kuldne võimalus, Jarju kukutab ja nüüd ei tule ja siit võetakse peast kinni ja treenerid üldse rahul ja siin Transi treenerid on isegi väljaku peal, mis kindlasti reeglitega kooskõlas ei ole, vaatame selle olukorra ära ja seal Zaharov teeb nüüd välja, aga siin võib aga kella peal on viimane minut normaalajast käima läinud ja tegelikult vaatame selle olukorra ära ja Harju jällegi
sisuliselt ma tahaks öelda, et äkki saame ühe lisaminuti. Pelgalt sellest seisakust, siiski mitte. Nagu 90 minutit täis tiksus lõpetab tänase kohtumise peakohtunik selle mängu ära ja siit lõpetuseks suures pildis saab öelda seda, et juhtus see Püüatbeti analüütikute kõige vähem tõenäoline resultaat, ehk kohtumine 1-1 viigiga lõppes.